пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. 22-aastane mees võttis Tšerkaskis parajasti sõpradega viina, kui andis mõista, et on valmis jõudu katsuma kõige suurema ja tugevama loomaga, keda linnast leida suudetakse. Andis mõista. Seltskond võttis suuna kohaliku looma ja pool mees ronis jääkaru puuri ning hakkas seal lamavat 270 kilost looma jalaga takuma. Panne suu kinni, süda jahtub ära. Minä sinulle peksaana niinku koirale. Pidi see ikka viina võtmine olema, Karu lükkas mehe käpaga eemale, ent kui Riiguk taas jalaga äsas, paiskas karu mehe pikali ja asus karistama. Looma ja töötajatele õnnestus mees puurist välja tirida ja ärritatud karud maha rahustada. Seda ma teadsin küll, et kõik, mis ei ole maitsev, on tervislik. Aga seda ma küll ei teadnud, et mitte tervislik toit on kallim. Tulge külastage Roosa Nahkpõrsa klubi fotopanka ja saate parem ülevaate, mis maailmas tegelikult toimub. Lilla Latexpanda klubi tervitab teid ja ütleb, et astub kindlasti läbi. Seda see kelk on siin suvisel ajal üsna magamata näoga. Huvitav, kumba tema harrastab seal, kas selle vetika fetišit või grupiseksi või mõlemad korraga? Ma arvan, et on vetikate peal, grupis. Ja. Kas me saame nüüd natukene sotti, mida Tõrru su laual tegi? Ta parandas mul, ta on ju tuntud IT-guru, aitas mul lahendada probleeme, netilahenduse, tarkvara probleeme. Mina mõtlesin, et aitas sul kinga paela kinni siduda, et see ise ei paendu. Kui te vaataksite ta tähelepanelikumalt, siis mul kingad puuduvad, on... Ei, mina ei julge sinna laua alla vaadata. Kes teab, mis sul seal veel puudub ja mida sealt näha on. Sellega ma ei tahaks riskida. Ma küsin su käest viimast korda. Kas palud noorhärrade käest andeks? Iludusvõistluse korraldanud Hannoveri jahimeeste klubi liikmed. Oot. Nüüd jõudsime õige kohani välja. Nüüd me jõudsime nagu asja tuumani. Iludusvõistluse korraldasid kes? Hannoveri jahimeeste klubi liikmed. Jahimeeste klubi liikmed tegid sellise missivõistluse, kus nad neid misse võtsid, käisid jahil. Metsas jäi jalgu igasuguseid seenelisi ja marjulisi. Korilased aeti kokku kõik, tõmmati aga bikiinid selga ja lükati põdranahale tatsuma. Aasa peal võrkudega püüti. Ma arvan küll, see ei saa olla normaalne. Aga need... Isegi Kiisler leiab vist neid oma misse kuskilt mujalt. Hannoveri jahimeeste klubi liikmed otsustasid missile tiitli alles jätta ning kavatsevad temast teha oma auliikme. Ja auliikme kohustused on millised? Liigutada liiget. Kanda jahipauna. Jahimehel. Liigutada liiget. Liigutada jahimehe liiget või? Aidata sarved koju tassida. Ja meile on kirjutanud väike Kristjan. Kus teada väike on? Ma arvan. Kuigi ega ta vist ei ole, käib tööl ja kadestab neid, kellel tööl konditsioneer on. Ning raadiokuulaja on arvanud hommikuprogrammi kohta järgmist. Kallid hommikumehed, te olete nagu külm õlu, mis palaval suvepäeval hellalt kurku silitab. Te olete kaunis suvetüdruk, kes koledate inimestega küllastunud rannas vastu jalutab. Te olete kui konditsioneer mu tulikuumas kontoris. Te olete kui 5-kilone sink, mis palgapäeval tee mu külmikusse leiab. Te olete kui gaasimask, mis hommikul tööle sõites kaitset pakub, kui end täis kusnud asotsiaal juhtub samasse bussi tulema. Te olete kui 3. pensionisammas, mis meile helgema tuleviku tagab. Te olete kui viin, mis pirtsakad tüdrukud lahkeks muudab. Ja see oli hästi öeldud. Ja nii edasi. Ja siit ei olegi. Muidugi jääb välja mõelda, kes meist on suvetüdruk, kes on meist singitükk. Muud. Kes konditsioneer ja kes gaasimask. Muud kui et mu kaneeli, õuna, suhkrukringlike. Võin ma jätkata? Jaa. Mu glasuurpõimik. Mis sa seal kokutad? Ütle, et me oleme nõukogude inimesed. Ütle, et me maksame. Inglismaal toodi kohtu ette meesõpetaja, kes rahuldas end klassiruumis ajal, mil lapsed samas eksamit sooritasid. 27-aastane Shea oli eelnevalt asetanud oma laua mõlemale küljele toolid, et käsikiimlust varjata, kuid 6. klassi õpilase sõnul ei olnud maskeering kuigi efektiivne.
kõik oli hästi aru saada, ta punastas ja hakkas käega liigutama, ütles õpilane. Londoni moslemite koolis majandust õpetanud mees eitab kõiki süüdistusi. Kahjuks on meil selles ka salvestus. Kida sügas ennast? Õpsal oli igav. Jah. Me ei kommenteeri. Kivikil on ka aeg-ajalt igav siin. On, jah. Oled aga toolide ümber pannud. Olen. Kelgul on ka midagi kaasa rääkida, ma näen ta pilk räägib mulle, et tal on mingi oma arvamus. Tüüdruk, väike tüüdruk. See on see bänd. Rokipeerud möllavad. Väike implantaat kuluks meile kõigile ära. Tahaksite ette kruvida? Kas just rinna oma, aga midagi ikka annaks tuunida. Esimese matsuga küll ei mõtle väljagi. Kannikaid tõsta. Jah, pisut. Tuharat kobestada. Kelk, mis sa arvad sellest? Oleks sedasti vaja teil küll, jah. Ma tänan. See on sellest siin tooli peal istumisest juba üsna lömmi istutud. No magad nüüd sirkle vahel. Kelka. Ega patjade ega seal niimoodi ei magata. Aga sirkli vahel. Teitsa loll. Patjad pannakse ikka risti niimoodi. Kuule, ära Kivisaar, karu magab nagu talvel, et sa juba suvel hakkad juba suikuma. No ega vajub juba vaikselt vildakile, jah. No, silm on vidukil kergelt. Naha vahe on juba lõhet ja marju täis, et... On ju. Pepud nagu tankiakud on moes. Kelk, miks see üks uudis on sul sellise revitud paberi peal, nagu oleks palju kannatada saanud? Kui naarisvoodis peeritas nii, et ära tahtis lämmata! Kas Viagra kugistamine on tervislik? Pidavat pimedaks tegema, nii et olge ettevaatlik. Et kui ma mõnel hommikul tööle ei jõua mingil arusaamatul põhjusel, siis teadke, et need Viagra spämmid on hakanud mulle mõjuma. Et kas täpsustaks üle, aga kuidas? Mis mõttes? Et ma olen hakanud kasutama. Viagra äkki, jah? Jah. Kuidas ma siis tööle saan tulla? Ma ei saa ju rooli keerata. Ma ei kuulu sinna liiki. Muusikaline tunnetus mul täielikult puudub. No. See on minu jaoks praegu väga suur kergendus. Te oleks juba siis tolle juba värdjas olnud. Kelkonajas ikka tõmbub niimoodi suu nurgandavad üles poole ja tahad öelda ha-ha-ha. Siis järgi lobisega ja pruukige suud. Nii öeldi. Vaat nüüd küll aitab. Ma helistan politseisse.